nii raske on kohe siin otsest vastust anda. Eks kuradi, mulle see nagu selles mõttes üllatus ei olnud, et me oleme nendega madistanud ja õnne on olnud meie poolel kogu aeg. Täna oleks pidanud selle asja, kui võita oleks pidanud saama selgemaks varem ja see võimalus meile anti. Ja kuna me seda ära ei kasutanud, siis see stsenaarium oli enam-vähem teada, et see lõpu peale läheb nende poole peale ja eks jõusti võib-olla ka jäi puudu, nii et ei olnud sealt pingi pealt palju võtta enam. Jaanise Vahteri muidugi see jalavärk, see segas kõvasti mul seda kas või nii võib arvestada, ütleme, et need Pokla ja Orula 3-sed ja 2-sed lõpus, et oleks üks värske mees juures olnud, oleks saanud selle eriti Orula 3-ne, mis oli väga valus seal lauapõrkega. Aga ma usun, et vastane vääris igal juhul võitu ja nad on tublid olnud kogu aeg ja me oleme nendega materdanud nii kuradi pingeliselt, nii et täna oli selgelt nende kord. Mõtlesin ka nagu oma värki, mis nagu võiks tulla veel ja mõtted käisid nii, et ega selles mängus ei ole nii, et ka treeneri või mõnda asja nagu jätta 2 silma vahele. Ma lihtsalt mõtlesin, et nagu Martini puhul, et ta need juba söödud ja värgid võtab enda peale ja söödab sinna korvi alla, kui seal ühes eelmises mängus oli. Ja Reineri puhul 2 pikka oli panna, sest Aivar mängis lõpupoole mängis nii, et oli pilk tal nagu selle number 4 koha peal, niisugune kiirem mees, eks. Ja siis nende Rissard ja Martin teda nagu võtta ei saa ju, eks, et jäi Reineri peale see ja nii et niisugune see seis oli täna. Ma seda ei tundnud nagu otseselt, aga kõik see kokku, kõik see melu ja möll ja värgid ja et küll see mõjutas kõike meid. Ta ise nägid täna, mis siin majas oli, tead. Seda pole ju siin kuulsate aegadel Ojaper veel olnud nii, eks, tead. Nüüd pead küll kurvalt 75 pileti ostma, tead. 75 kroonis, aga näed, ikka tulevad, tead. Et eks see kõik kokku, see ikka oma pitseri vajutab, aga ma ütlen, et me suutsime nagu mehe moodi olla ja ma usun, et õiged lahingud hakkavad nüüd tulema alles, nii et meil oli seda varem või hiljem vaja, tead, ja paneme ka mingil määral nüüd vastasmeeskonna natuke teise rooli ka, et nüüd nad tulevad kindlasti kohe suurema hasardiga veel ja kuidas siis seda mängu siis mängida, et senimaani on neil selg seina vastu olnud ja et on nagu, jah. Mul on hea meel, et Kussaga saab seda arendada. Ma siin ükspäevast mõtlesin, tead, kui ei või ju öelda midagi, siis te panete kohe kirja ja siis läheb ju kohtusse, aga ma ei saa ikka ütlemata jätta, tead, et kuna ma ise olen niisugune kõva muusikafanatt, tead, siis kohati mul tundub, kui nagu need paarid, kui me mängime, eks, et meie paar, kui me mängiks nii, siis me võiks Aivariga panna vist 12 parema, tead, saad aru, tempo suhtes 12 mängust selle parema, eks, et see on nagu muusika mõistes siin on nagu see Brian Adams ja Robbie Williams ja seal on nagu see Toomas Anni ja Jüri Omeina, tead. Aga see muidugi ei tähenda seda, et Jüri Omeina või Robbie Williams selle ära teha, tead. Tead isegi see, kus ma sinuga nõus on. Ma tahaks veel lisada, ütleme selle jutu juurde, kus Andres rääkis, et tegelikult see on fantastiline feeling mõlemas saalis. Ja need on mängud, mis nüüd nendele kuttidele, kes mängivad. Et need tavalised estikate mängud, need ei anna kuradi poolki nii palju, mis nad ühe mänguga saavad tegelikult. See on atmosfäär, see on see, et sul niinimetatud tegelikult minul puudub side mängijatega, kuigi ma olen seda terve hooaeg viljelenud praegu. Nad ei kuule mind enam. Ja neil peab ise hakkama saama ja see on nagu minu meelest kuttidele väga hea, olenemata, kuidas see seeria lõpeb, aga selles mõttes siin teatud seltskond saab küll nihukese kogemuse võrra rikkamaks mulle. Viimased 5 mängu olid kõik lõpp, oli nende käes, meie võitsime, täna oli nende käes, suutsid täna mitte ära anda, kuigi juba tahtsid, siin tuli lisaaeg jälle. Aga seekord nad ei andnud, ma ei tea, proovisid, siis nad paid ka mõned ära ja ise me natuke ebaõnnestusime ja mis siin ikka, loodame, et võidab, kes võidab, et on tore mängida ja mõnus, mina arvan. See eesmärgiga väga vähesed on nagu seda taibanud, et eelkõige ma arvan meie seeriast on, mis on kõige tähtsam, et mõni noor andekas tüüp tuleb välja sellest paarist ja mis on juba olemas.
ja see, et on metsik huvi asja vastu. Need on kaks niisugust põhivärki, tead, ja sellega on juba minu meelest ülesanded täidetud ja jumal temaga, tead, mõni siin arvestab, et kurat, kui finaali saab, peale seda pole keegi finaali tulnud, see ei ole nagu kõige maailma tähtsam, aga noh, nagu nägite, esimesed 8 minutit, mis mängiti, see pinge oli, see oli nagu kurat olümpiamängude finaalis, eks tead. See oli niisugune pinge, et jube, tead. Ma ei usu, et Eesti meistrivõistlustel üldse niisugust tuld nagu näha on olnud viimastel aastatel minu meelest. Ja see on nagu minu meelest kõige peamine, nii et